Tere ka minu poolt kõigile ja kui Margit konverentsi alguses ütles, et kõigil tuleb kätte võtta pliiats ja paber ja teha konverentsist märkusi, et need salvestuksid meie mällu, siis ka tegin mina seda. Ja ma pean tõdema, et üle 16 aasta see oli üks vähestest konverentsidest, kus ma olin kohal algusest lõpuni. Ja mitte ainult sellepärast, et siia õhtul tulla istuda ja rääkida konverentsi kokkuvõtetest, vaid seda sellepärast, et see oli ääretult huvitav, see oli põnev ja hästi mõnus ja hea tunne on teada, et Tallinna haridusasutuste juhid ja õpetajad oskavad sellise põnevusega oma tööst rääkida. Kui tavaliselt konverents lõpeb ära ja ma küsin mõnel konverentsil osalenud, et mis sul seal meeldis, siis räägitakse, et aga seal oli nii kihvt esineja. Ja tihti lugu unustatakse ära see, et mida ta rääkis. Siis tänasel konverentsil, võttes need plokid kokku, esimeses plokis üsna selgelt räägiti aastast, sundorganiseerimise aastast ja esimest plokki kuulates tekkis mul pähe Schopenhaueri mõte, mis ütleb, et me tihti unistame asjadest, mida meil ei ole, oskamata hinnata neid asju, mis meil olemas on. Ja see plokk tõi ilmekalt välja selles, et me unistame lastest, me unistame sellest, et lapsed oleksid koolis. Ja mina unistasin ka sellest, et millal tuleks see aeg, millal kõik see, mida me oleme õpetajatena, direktoritena enda peas mõelnud, seaks reaalsuseks. Ja see aeg tuli. Teine plokk üsna selgelt rääkis sellest, et selleks, et muutusi ellu kutsuda, on vaja tasakaalust väljaviimist. Räägiti sellest, et see aasta oli mitte raske aasta, vaid see oli võimaluste aasta. Võimaluste aasta mõelda selle üle, mis on meie jaoks oluline. Millised kooli väärtused on olulised, olgu selleks siis koostöö, üksteise mõistmine, teineteise kuulamine ja ka mõistmine. See oli aasta, kus tegelikult kool ja kodu tihedamalt kui varem jätkasid oma koostööd. Ja viimane paneel, eriti põnev oli siia sisse tulles, kuulata õpetajaid, ja kes rääkisid sellest, et eksimine on inimlik. See on üks paljudest inimlikest väärtust, mida me võib-olla koolis oleme ära unustanud ja võib-olla õpetajad seavad endale latte liiga kõrgele, et mõtlevad, et õpetaja ei tohi eksida. Õpetaja on täpselt samasugune inimene nagu iga teine. Ja hästi huvitav oli vaadata seda, kuidas siin arutelu käisid selle üle, et 80-90, nagu Madis ütles, 80-90 aastate õpetajad suudavad tänaste muutustega toime tulla. Ma mõtlesin, et ta vihjas sellega minule ja tõesti, ma alustasin oma õpetajakarjääri 80. aastatel, aga see oli aeg, kus oli samamoodi muutused. Me tulime ühest ühiskonna korrast, liikusime teise ja siis räägitud millestki muust ajaloolasena kui mustadest aukudest, stagnatsioonist, edasiliikumisest ja kõik need õpetajad, kes tänagi õpetavad, on muutusi elus läbi mitu korda. Ehk lõputuseks, kui te ütlesite siin, et me elame huvitaval ajal ja põneval ajal, siis tõesti nii palju muutusi, kui on meie elus toimunud, pole võib-olla ühegi teise ajalooperioodi vältel toimunud. Ja kui nüüd vaadata otsa kõikidele meile koolijuhtidele, lasteaiadirektoritele, kõigile 200 haridusasutuse juhile, siis kui mujalt maailmast käiakse otsimas hariduse võtit, kuidas saavutada maailma parim haridus, siis minul on selleks alati olemas oma vastus. Meil on autonoomne juhtimine. Ja see juhtimine ei ole mitte ainult kooli tasandil. See on autonoomne juhtimine ka iga õpetaja tasandil. Iga õpetaja klassi ees on ise otsustaja, ise tegija ja ise otsuste vastuvõtja. Iga õpilane klassis on see, kes kujundab oma õppeteed, nii nagu Tiina ütles, et kui me suudame õpilastele õpetada õppima, siis olemegi saavutanud maksimaalselt head tulemused. Kindlasti, et kui nüüd aga see asja kokku võtta ja öelda või soovida kõigile midagi järgmiseks aastaks, siis võib-olla järgmine aasta võiks olla see, kus me saavutame taas tasakaalu, selleks, et siis uuesti
olla valmis tasakaalust välja minema ja kõike seda, mida me tasakaalusituatsioonis õpime, uuesti parimal moel rakendada. Südamest tahan tänada ka Margitit, tema meeskonda ja Haridusameti meeskonna selle väga sisuka, huvitava hariduskonverentsi läbiviimise eest. Ja ma arvan, et see küsimus meie paneelis osalejatele, et kui te järgmisel Äripäeva konverentsil osaleksite, siis milline oleks selle teema või ettekande pealkiri, siis ma arvan, et täna ongi aeg selleks, et haridusjuhid ja õpetajad hakkavad ärimehi õpetama. Nii et edu jõudu meile kõigile selleks ja Margitile väike tänukorv, jõuluootus, nii et suur tänu sulle. Suur aitäh! Suur aitäh!